alustada pühapäevase katkendi viimase lausega. Miks just selle lausega? Sellepärast, et on niimoodi, et katkend on väga pikk. Ja kui me oleme kirikus, preesterid räägivad sellest katkendis, räägivad meie isapalvest, räägivad võib-olla tähendamissõnast ja juba lihtsalt, kui on jutlus ja lihtsalt ei ole aega rääkida kõikidest nendest asjadest. Ja see viimane lause on niisugune, millest peaaegu kõik unustavad. Lihtsalt ei ole aega. Aga see lause on väga tähtis meie vaimses elus ja seepärast alustan sellega, et ma loen seda lauset, võib-olla mitte terve lauset, aga osa ja pärast räägime sellest. Kui palju ütleb Jeesus Kristus, enam annab taevane Isa püha vaimu neile, kes teda paluvad. Annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Mida need inimesed paluvad? Millest me palume Jeesus Kristus? Millest me palume, mida me tahame, et Jeesus Kristus teeks meie jaoks? Kas ainult seda, et tema saadaks meile püha vaimu? Kas me üldse palume sellest? Või räägisime mõnede inimestega ja mõned ütlevad, see on nelipühilased, nemad mõtlevad pühast vaimust, me oleme katoliiklased, me oleme tõsised inimesed, aga millest on jutt? Kas me ei vaja püha vaimu? Me ei saa elada koos Jeesuse Kristusega, kui püha vaim ei juhi meid tema juurde. Me ei saa teha mitte midagi head, kui püha vaim ei täida meid. Ärgem unustagem, et kõik apostlid nägid Jeesuse Kristuse ülestõusmist, mitte ülestõusmist, aga et tema ärgas üles ja elab pärast oma surma. Aga mitte midagi ei toimunud nende eludes. Nad elasid, nad kartsid juurde, olid ühes toas ja kartsid teha mitte midagi. Ja alles seda, kui tuli püha vaimu tulek, midagi toimus nendega. Nad juba kartmatult hakkasid kuulutama evangeeliumi, rääkima Jeesuse Kristuse surmast ja peaaegu kõik said märtri surma. Püha vaim tegutseb, aga kui tihti me palume teda Jumalat, et tuleks püha vaim? Või tõesti, kas tõsi on niimoodi, et ainult nelipühilased tegelevad sellega? Millest me palume? Muidugi me palume erinevatest asjadest, mis on väga tähtsad meie jaoks. Nagu selles samas katkendis oli see tähendamissõnas kala, leiva, midagi muud. Ja me palume, et Jumal annaks meile midagi, mis on tähtis siin maa peal. Et me kasutame võib-olla seda, mida me palume praegu, meil tegelikult isegi pole vaja. Muidugi see on väga tähtis ja tähtis, et me räägiksime Jumalaga nendes asjades, mis on vaja, isegi rahast, et kui mul ei ole raha, miks mitte haigustest, et ma saaksin tervise või teistest asjadest, aga elada koos Jumalaga. Miks väga harva me oma palvetes palume Jumalat, et ta näitaks meile, et elu koos temaga on kõige suurem ja kõige tähtsam vara, mida me võime saada. Ja miks me ei palu, et Jumal saadaks meile püha vaimu? Sellepärast, et just tänu sellele, et Jumal annab meile püha vaimu, mis on kõige suurem and meie jaoks, me võime elada koos Jumalaga ja äkki saame aru, et kõik teised asjad, millest me palume Jumalat, ei ole nii tähtsad. Suudame elada ilma nendeta, suudame elada ilma terviseta. Paljud pühakud olid väga haiged inimesed, aga nad elasid koos Jumalaga ja olid väga õnnelikud. Muidugi ma ei soovita teile, et te oleksite haiged. See on ka mõte, et kui ma olen haige, aga ma tunnen, et ma elan koos Jumalaga ja tahan selle kaudu kuulutada evangeeliumi, siis on mõte, aga lihtsalt haigus. See ei ole iseenesest hea asi. Peame palvetama sellest, et Jumal annaks meile tervise, aga püha vaim
Kutsume püha vaimu, palume, et issand saadaks meile püha vaimu, et me elaksime koos Jumalaga ja saaksime aru, et elamine koos Jumalaga, see on kõige tähtsam vara.